Tervist inimesed, olen Ergo ja pakun välja siis järgmise Eesti Vabariik 100 ideed. Ja olen jõudnud TTÜ kanti ja minu selja taga on üks korda tehtud maja, mis on siis minu teada A-klassi maja ja soojustatud, kõik aknad-uksed vahetatud, kommunikatsioonid vahetatud ja ta näeb väga äge välja. Endise nõukaajalise paneelelamu kohta nagu tänapäevane maja. Ja siin minu selja taga nüüd uuesti on siis see nõukaaegne maja kuskil seal 60-70-ndatest. Aga idee nüüd on selles, et kuidas selliseid korda tehtud maju rohkem teha. Kuidas saab nii, et korteriühistud saaksid selle enda jaoks kasulikuks teha. Ja nagu sa näed, siis üleval katusel on katusepind, mis on lame. Siis ma käisin kunagi Poolas Lublin linnas ja seal oli juba algselt ehitatud viilkatusega paneelelamud. Neid pilte on seal olemas. Et nende viilkatuste alla saab ehitada korterid. Need kuuluvad korteriühistutele ja kui korterid maha müüa, siis selle eest saaks maja korda teha. Vahetada uksed, aknad, kommunikatsioonid, elekter, panna paneelid katusele. Nii et tänane idee ongi selles, et korteriühistutele kuulub katusepind ja katusepinna saab ehitada nagu nii-öelda katusearenduse mõttes välja, korterid maha müüa ja maja ära soojustada. Kõigil elu ilus, kommunikatsioonid madalamad, majad soojemad ja kusjuures raha ei kulu selle peale. On vaja ainult selle ehitusperioodiks käibe raha. Ja kui nüüd vaadata, siin üleval taga on üks maja, mis on siis väikese kolmnurgaga, aga seda saab ka teha suuremalt. Nii et järgmine idee ongi võimalik niimoodi teoks teha. Aitäh sulle! Näeme jälle!